No tšau! Võistlustest on nüüd omajagu möödas ja ma tulen veel siia jutustama, aga täna ma lähen juuksurisse Paula juurde ja lähme vaatame, poputame natukene neid juukseid ka. Ja võtan teid kaasa. Tšau! 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 Kus me oleme? Mis siin toimuma hakkab? Võistlused. Võistlused? Mis võistlused? Tantsu. Kuldne karikas, jah? Jah. Ja kuna sina võistled? Ma ei tea. Kuna sina tantsid? Siin on graafik või? Tšau! Kõnnin siin siis gymmi, ikka trenni andma, trenni tegema ja nii edasi. Aga jah, ma ei teagi, kuna ma nüüd jälle viimati vlogisin, aga jah, palju on teha olnud, aga see nädal veel annan endast parima ja järgmisest nädalast keskendun rohkem oma prepile ning trenne alates 4. siis ei anna,
välja arvatud 5. siis viimane ringtrenn minu poolt. Aga vahepeal, mis siin toimunud siis on, et eelmine nädal ma suurt midagi ei filminud, et ma ei tea, kuidagi võistluste järgne nädal on alati olnud selline, kus mul on nagu pingelangus ja tekib väsimus, et eriti just mingi 3 päeva pärast võistluseid ja noh, muidugi pärast võistluseid sain ju paar päeva korralikult süüa ja see tõstis kaalu üles ja nagu ma tean, et see ongi normaalne, sest võistluspäeva kaalu sa ei saagi säilitada ja see toit on vajalik, et võistlustest taastuda, aga mentaalselt on see kaalunumbri tõus ikkagi nagu kuidagi raske, et raske on aktsepteerida seda, et see kaalunumber on jälle seal üleval, et ma läks isegi 60 peale, ei läinud 59,7, no peaaegu 60, aga võistluspäeva kaal, seda ma täpselt ei tea, aga päev enne oli mu madalim kaal ehk siis 56,7. nii, ja see kaal tegelikult nagu kipub seal ülevalpool olema ikka päris omajagu päevi. et eile veel oli mul 58,7 kaal ja no öösel, täna öösel algas selline vetsuralli ja mul hakkas öösel jälle mega külm ja ma kohe tundsin, et okei, et täna on jälle madalam kaal ilmselt ja oligi siin 57,8, 7, midagi sellist. Et selles mõttes on hea, et keha toimub, et see kaal tuleb ikkagi allapoole. Aga noh, nälg on ka ikka kogu aeg majas ja väsimus on ka ning aga tuleb ikkagi trennid ära teha, 5 trenni on mul see nädal ikka ja 4 tundi kardiot kogu nädala peale. Et jah. Käisin siis vahepeal ka Paula juures, kes tegi mu juustele väikese toonimise, niisutas mu juukseid ja tegi ka ravilõikuse. Et juuksed näevad kohe palju tervemad välja, sest no see võistluspäeva soeng, no see ikka korralikult räsib neid juukseid ja üleüldse nagu dieet, et mõjub nahale, juustele, et kõigele nahk on lihtsalt nii kuiv ja noh, iga võistluse krimm ka kuivatab nahka ja tegelikult ei mõju nahale hästi. Aga peabki siis sellel perioodil rohkem enda eest hoolitsema ja poputama oma juukseid ja nahka heade toodetega ja iluteenustega. Et jah, ja seda ma teen. Üks väike mure on ka tegelikult, et nädal enne võistlusi mul see vasakpool abaluude juurest kuidagi muutus väga valulikuks, et iga sammu ajal ma tundsin valu, istudes tundsin valu ja selline ebameeldiv pinge. Ja nüüd see on kestnud siiamaani. See üks pool on nagu siuke tuimem ja pole üldse hea. Mitmeid harjutusi ma ei saa teha. Mitmetel harjutustel olen pidanud raskust oluliselt väiksemaks võtma. Ja no, kui ma hakkasin seda tritsepsi harjutust tegema, siit kukla tagant üle pea sirutus ühe käega. Paremaga väga hästi ja hakkan vasakuga tegema ja lihtsalt käsi ei tõuse, kõige kergem raskus ja võib-olla mingi sentimeeter liigub see käsi ja selles asendis lihtsalt on jõud täiesti ära lõigatud, et ma ei tea, mis jama seal nüüd on, aga ma loodan, et ei midagi hullu ja taastub ära mingi aeg, et eks ta tahab ilmselt lihtsalt aega saada ja rahu saada, aga
jah, mõned harjutused lihtsalt elimineerime, et seda ikkagi hoida. Aga õnneks sellist doseerimist ta ei sega ja praegu nagu igapäevaselt ma tunnen, et ta on selline tuim, aga ta ei anna mulle sellist valu enam, nagu ta enne andis. Ja pärast seda, kui massaažis käisin, et see massaaž nagu mulle just ka väga hästi, et Silveri juures appikene käsi väsib ära. Igal juhul ma lähen gymmi, mul on paar trenni, siis ma teen enda trenni ära ja siis me lähme lunch date'ile Karinaga, kellega me arutame siis doktorireisi asju natukene, kuna ma lähen reisile siiski üksinda ja Karinaga siis jagame majutust ja oleme ka võistluste ajal hotellis ühes toas, et kindlasti saab väga äge reis olema ja Eestist on hästi palju võistlejaid minemas, et saab äge olema ja uskumatu, et kohe varsti ongi 1. detsember ja praegu tänasest võistlusteni on vist 20 päeva ning minu võistluspäev on siis 18. ja ma olen nii õnnelik, kui nagu seda teada sain, sellepärast et tavaliselt on bikiini alati viimasel päeval, aga seekord siis on nii, et eelviimasel, et võistlused on 16-19 ja 17-19 ja minu võistluspäev siis 18. Et võistlen siis kahes kategoorias, naiste bikiini kuni 169 ja naiste masters 35-39 vanuseklass ja pikkuste järgi on ka jaotatud, et pluss 164 sentimeetrit. Ma olen mega põnevil ja ikkagi ma olen motiveeritud, aga väsinud, aga motiveeritud, põnevil, elevuses, et teeme ära, et praegu ei ole enam see koht, kus mõelda, et annaks alla, sellepärast, et nii natukene on veel järgi, nii natukene, kuigi see tundub nagu terve igavik veel, aga tegelikult on nii natukene veel, et see on nii väikene osa kogu sellest teekonnast, mis ma käinud olen, et muidugi ma pean vastu ja muidugi teeme ära ja Tokyos olen veelgi parema vormiga ja säran veelgi rohkem, et pange tähele ja jagan teiega ka kõike, mida ma seal kogen ja kogu seda trippi, et olge minuga. Tšau praegu, lähen siis trenni andma. Nii, mul eelmine pre-workout sai läbi ja seda enam ei olnud preworkout.ee lehel ja seekord on siis selline pre-workout, tutti frutti maitseline. Et täna treenis siis proovin ära, et lihtsalt praegu on seda lisaenergiat vaja ja kui see aitab mul paremat trenni teha, siis why not. Et ja, proovime pärast ära varsti. Aga muidu täna on siis täpselt selline päev, kus mul on hea meel, et mul on nii halb olla, sest mulle tundub, et diet toimib ikka. Täna on külm, täna pea käib ringi, nõrkus, aga ma loodan, et trenn tuleb siiski hea, et see pre-workout aitab mind ja ma lihtsalt loodan, et see halb enesetunne on hea eesmärgi pärast, et selles mõttes, et siit järgneb kaalulangus, vormi paranemine ja nii edasi, sest et halb on olla. Aga saame hakkama.
mis missioon meil on? Jõulupitsaamad. Yes. Tell me, you know that I've been good. I put the lights up just for you. You're the only one who can make my dreams come true. I could see the end. Missioon pitsaamat otsisime. Püksid leidsime New Yorkerist ja pluusid võtame lihtsalt need. Meeste L suurus. Ei hakka proovimagi, aga see ma arvan on match. Ja Christmas Spirit Clothing. Ja lähme vaatame tassa. Oota. Siin oli. Millised lähevad? Need. Et kuna need on sellised, et ei ole nagu päris jõululikud, aga on sellised talvised, siis sobib ka siis kasutada, kui ma tagasi olen. On jah? Ma arvan, see on hea. Siin on sellist rohelist, vaata, mis mul kodus on ka ja see sobib väga hästi. Ja, need lähevad loosi. Sellised matchivad pitsaamad, püksid ja meeste T-särk. Christmas Spirit Clothing. Keetes keedetud muna. Mul on üks küsimus sulle. Ja, see valge pluus sai. See on see, kui sa hakkad mingit karrit või midagi tegema, siis nagu võib juhtuda, et see hakkab pluusi peale. Ja siis ma pesin selle ära ruttu. Ja ma loodan, et ma varsti saan selle ikkagi selga panna. Et me matchiks ikka. Aga juhtus jah. Vaatame, et perfektne see muna siis sai. Sellest saab kindlasti pilt ka teha, see on hea välja. Jaa. Ja lõhnab nii hästi. Väga hästi. Et vaata, kuidas mina poolitan seda muna. On küntega. Okei, nii. No, päris hea ja ilus. See vist on pehmem. Nice.
tuleb midagi välja või? Täitsa täis või? Jaa. Mis ma siit nägema? Hakkab midagi Sa võid pöörata seda tassi teistpidi. teistpidi või? Jaa. Võta parema käega kinni. Kui äge! Siiani vist ei ole seda kuuma vett või? Väheks jäi, jah? Issand, nii äge, nii armas. No tuleb peaga välja. Jaa. Täiega äge. Nii kiire. Sa ikka oskad üllatada. Nüüd tuli välja ilusti. Mõnel ei ole kaloreid vaja lugeda ja siis saab siia jäätise peale ükskõik mida panna, eks ole. Fitpointist tellisin mega hea cinnamon-cookie superkreemi, on ka superkreemi. Siis karamellikaastaja, fucking delicious. Ja on ka. Ja siis see kondenspiim oli ka nagu mega hea. Mina panin ainult karamellikastat ja seda panen võib-olla pärast. Ei pane. Nii, lähme naudime filmi. Nii, täna on siis esimene advent ja meil on mõlemal siis jõulukalendrid. Meil on Liisuga traditsiooniks kujunenud, et iga aasta me kingime siis üksteisele advendikalendri. Mõnikord oleme ise teinud, aga tänapäeval on nagu nii hea valik poes ka, et väga ägedaid kalendreid on. Ja kuigi ma lähen siis 13. detsember ära, siis ikkagi jätkame traditsiooni, pidi tulema 12 päeva kalendrist, aga tuli ikkagi 24 päeva. Ja nüüd ma siis teen nii, et ma avan iga päev 2 pakki. Liisu poolt siis siuke Hoia Home Spa oma. Ja minult selline. Muidugi. Ja Eesti meistrivõistlustelt esikoha auhinnaks oli siis selline Babori kalender, et avan siis sellega. Kummast ma alustan? Sellest. Okei. Hakkan siis pihta. Oi, siin on kohe 1-2. Mul on üks kohe väga suur. Siin ongi järjest ja 1, 2, 3, 4, 5, 6 niimoodi. Üldse pole Ei pea otsima. Muidu vahepeal on kalendrid sellised, vaata, et otsid numbrit ja nagu ei leia. Siin, aga teised on risti. Ja see on 2 vaada. Ma võin ka tegelikult vaada. Nii, esimene asi, Lash Booster. Kas on see ripstiseerub siis? Nagu on, jah? Väga äge. Ja ongi karvakasvu ergutav seerum lipsmetele, kulmudele. Väga hea. See käib pädi teine kohe. Nice. See on väga hea. Ja ongi kodulõhnast Nii välja. Frozen Forest. Mustan ka. Nii hea. Jaa. Appi kui hea. Lähega metsal. Kuusk nagu. Kuusk ja. Ei olegi vaja kuuske tuppa tuua, vaata. Jaa. Täiega hea. Juba ära proovitas. Ma olen mõelnud just, et
võiks jälle selle seerumi kasutusele võtta, et ma proovin siis selle kuivamale. Jaa, proovime. Kunagi mida ma näin. Panen korv tagasi, siis ma saan järgmine vastu ise täita. Kuule tõesti, see on hea mõte. Tegelikult nendel saab ka lasta täita ju. Sellise aastaga lendrit. Saab või? Hoia neid ilusti, siis saab lasta neid ära täita. Tuleb hoida jah. Nii, ma vaatan, mis siin ka on. Siin ma saan küll otsida numbreid. See on halvasti näha ka ju. On jaa. Mis üks on? Üks. On taga jah? Intensive ampull treatment. Täiega põnev kalender, mulle tundub. Seega, siin on nagu ikka väga seinas asju. Mis see on? See on mingi suur aken. Jaa, ei ole. See on lihtsalt kaunistus ja kuigi homme on juba ka suur aken. suured aknad on alati põnevad, onju. Siin on eriti. Aga 24 väike või? See on pisike. See on nii ja meie teine käik on tiramisu küpsetatud puder. Mega hästi lõhnab igal juhul. Ja